jätkame hariduse teemal, kuna tegu on siin ökokogukondadega ja Kaia kooliga, kus siis võib-olla pisut rohkem tuletatakse meelde seda, et me oleme looduse osad, mis kipub üldiselt päris tihti ära ununema, et siis me seda ära ei unusta. Ja oleme kutsunud Aleksei Turovski, kes ei vaja pikemat tutvustamist, kes ilmselt Eesti Vabariigist teab, ütleme kõige rohkem teemast, kuidas toimub õppimine loomariigis ja lisaks Aleksei Turovskile on nüüd ka loomariigi toimub. Näed keegi veel? Tulge kohtadele ära ja siis kohe oleks see. Nii me siis jagame põranda toiduga. Kutsume praegu nii keerutatud suurepärased loomad. Ja nagu karjuse koerad ikka, nad on väga head õppijad. See on karjuse koer, loomulikult klassikaline. Mägi-Hiina loom, loomulikult on mägilane, panite tähele, keel on nagu sinine. Mägilane, kes on loomulikult kodus nii kõrgel mägedes, kus hapniku sisaldus on, ütleme oma hea 7-8% ulatuses väiksem kui meil siin, eks ole. Nii et jah, sinine keel tähendab, et loom, selle looma organism, selle imetaja organism suudab varuda hapnikut mitte ainult hemoglobiinidesse, mitte ainult vere punaste livlede sisse, vaid ka müoglobiinidesse. Sinine keel on teatavasti jääkarudel ja sinine keel on ka kaelkirjakul. Normaalne arteriaalne rõhk kaelkirjakul täiskasvanud liisasel 6-meetrisel on umbes 410-420. Ja ikkagi natukene vähe on sellest. Nii et kui ta sööb, ta peab olema ka lihastes hapnikuvaru. Muidu lämbub ära. Nüüd, miks ma nendest loomadest räägin? Ja nende keelevärvusest ja nende omapärast. Sellepärast, et keegi nendest mainitud loomadest, keegi imetajatest, umbes 5000 liiki on imetajad maailmas. Ja mitte keegi lindudest. Ja neid on natukene alla 10 000 liiki. Tähendab, keegi püsisoojastest loomaliikidest ei jää ellu. Nendest ei saa asja, kui nad lapsed põlves ei õpi. Nende loomade jaoks õpivad kõik. Õpivad krokodillid, ma olen täiesti veendunud, et õpivad ka sipelgad. Ma ei anna pead amööbi eest. Ta koosneb ühest rakust. Kuid mingisugune sensibiliseerimine on ka mööbil võimalik loomulikult. Nii et õpivad tõesti kvarts, klaas, torus, kus on vedelik sees ja kus pannakse ühest otsast vahest natukene häirivad elektromagneetilist impulsi sinna vette. Seal ei ole hea olla. Ja amööbid hoiavad teisele poole. Nendel on täiesti võimalik tekitada, ma ei julge seda nimetada refleksiks, aga selline sensibilisatsioon. Nendel tekib tõesti, kui sa näiteks annad väga lühiajalist ultraheli impulsi sinna. Ja siis elektromagneetiline impulss, eks ole, ühest otsast. Nüüd mõnda aega lased amööbil rahulikult, muuseas see puudutab ka, see kehtib ka ripsloomade infusooride kohta, ka ainuraksed. Nad ujuvad lõpuks igal pool loomulikult. Annad seda sama ultraheli impulsi, nii-öelda viled. Kohe tuleb elektromagneetiline impulss, eks ole, kohe saab särtsu. Ja nad kõik lähevad õigesse otsa. Kuid püsisoojased loomad vajavad õpingutel täiskasvanute abi. Abi vajavad ka loomulikult sellised õppurid nagu näiteks kirefahvenlaste
kalade, tsikliidid peamiselt, maimud, et nad saaksid kasvada, süüa, õppida katse-eksituse meetodil sealjuures ja sealjuures jääksid ellu. Nendel on vaja kaitset. No sama lugu on krokodilliga. Emane alligaator, kaiman, 23 liiki krokodillisi praegu maailmas on. Ja kõikidel nendel liikidel emane kõigepealt otsib laste aia jaoks parajat kohta. See on mõni jõesoin, ta võib seda süvendada, kui on vaja süvendabki, kaevab sügavamaks või ta võib sinna kuhjata kive ja muda, kui see on liiga sügav, eks ole, umbes kuskil 60 centimeetrit plus miinus, natukene siia sinna, tal on vaja, et seal sügavus oleks. Ja võt ainult siis, kui selline, see ei ole aedik, see on veedik, eks ole, on tal leitud ja korralikult töödeldud, ainult siis hakkab ta isaste vastu huvi tundma. Kuidas see käib, see on väga huvitav, väga ilus. Nendel on väga õrn kuramaaž krokodillistel. Nad teevad lõugadega teineteisele pai, nad ühivad ennast teineteise vastu. Nad laulavad ja isane krokodill teeb suurt häält. See kõlab umbes nii. Aga lapsi kihutada. Ja see on tõepoolest üks võimsamaid helisid, häälitsusi, mida teevad atmosfääris häälitsevad loomad. Ookeanis, vees häälitsevad loomad, vaaralised, issand jumal, nende laulude, nende helide laine pikkus võib olla mitmesaja miiline, eks ole neid on kuulda tõesti tuhandete kilomeetrite kaugusel. Nendest me ei räägi, aga õhukeskkonnas kõige võimsam heli, mida loomad teevad, maismaaloomad siis, eks ole, kes õhus häälitsevad, on loomulikult elevandi möire. Elevandid nurruvad, kusjuures päriselt see tähendab nii välja kui ka sisse hingates. Ja nurruvad nad, see nurrumise heli tekib nende londi otsas. Aga see on, kui see tuleb välja, see on peaaegu, nii vaikne, et seda peaaegu kuulda ei ole. Kuid kui elevand häälitseb ja ta teeb seda, põrinad, sellist, kui ta hingab sisse, siis resoneerib kogu tema tohutu suur kere ja see kõlab nagu tam-tammide põrin. Nad teevad väga kõrge sagedusega peenikest kutsuvad või hoiatavad häälitsust, kui nad teevad pasuna häält ja nad teevad ka, tekitavad võimsad infraheli. Tegelikult on seismilised lained. Ja mille abil nad saadavad ja muuses võtavad vastu ka. Jalataldadega ja londi viimane meeter altpood on tohutu tundlik võnkumiste suhtes. Pannakse seda niiviisi ja siis, näe, 30 kilomeetri kaugusel keegi proua kutsub pulma. Ja siis ei ole enam aega kaotada turniiri pidamiseks. Elevandi ovulatsioon väldab väga pikalt. Tavaliselt 3 ööpäeva. See on üüratu ovulatsiooni tipp seisundi, eks ole, pikkus üüratu. Metskitse oma on pool tundi. Põdral 1,5 tundi, mitte üle selle. Nii et loomulikult nad suurte sarvedega härrad käivad kuude viisi ema selle järele ja ütlevad, kallis me sureme niiviisi välja. Millal kord juba saab asja juurde asuda. Elevantidel ikkagi on paar nädalat aega. Ja? Kutsutakse aegsasti nende seismiliste lainetega ja siis tuleb selline härra karja juurde, mis koosneb keskelt läbi 9. Kui see on savanni elevant, Oksudont-Afrikana, see on siis Aafrika savannivorm. Umbes 9 täiskasvanust emasest, see on range ja väga karm matriarhaat seal. Ja noortest. Vaat need noored, kohe lähme pedagoogika juurde tagasi, ma pean korra veel krokodillide juurde ju tagasi minema. Nii et jätame elevandid sinna paika. Nende möire on kõige võimsam heli. Võite mind uskuda, mul on täiesti kindlad isiklikud kogemused, kui elevant möirgab
sinust umbes nii kaugel kui aken minust, eks ole. Sa püstijalu ei jää. Ja. Kas või niiviisi, eks ole, sa kaotad tasakaalu. See on selline heli. Kui ta möödab, ta seda teeb väga harva, aga vahest ikka teeb. Nii et krokodillid ja kolm on peetud, siis loomulikult isa krokodill mõnel liigil, mõne kaimani liigil, alligaatorlastel, kaimanid kuuluvad ka alligaatorlaste sugukonda. Päris alligaatorid on kahest liigist, Mississippiensis, see suur, kes elab Louisianas, Floridas, eks ole, ja siis sinensis, Hiina alligaator, 3 meetrine, kõige suurem on selline emane. Ja alligaatoritel, vähemalt Mississippiensisel, isane patrullib territooriumil. Aga ta ei tunne huvi üldiselt pesapaiga vastu ja lähemale ei tule. Nüüd mõnel kaimani liigil isane ei ole kaugel, Amazonias, eks ole, ei ole kaugel pesitsuspaigast. Ja nad isegi suhtlevad emasega ja teineteisega. Suured suhtlejad, nad teevad isegi koostööd kalapüügil. Kaimanid teevad, mustkaiman, prillkaiman, nad teevad seda, kui on kuiv periood parajasti käsil, siis mõned kaimanid, mõned isendid lihtsalt laamavad rahulikult kuskil, eks ole, mingisuguse veekogu kaldal, teised aga ajavad koordineeritult kalad nende varitsejate poole. Umbes nii nagu teevad koostööd delfiinid ookeanis ja Vaikse ookeani, muuseas India ookeanis ka, Andamanidel vähemalt on olnud selline praktika mõnes kohas. Ja inimesed vaatavad kajakate käitumist ja teiste loomulikult sulade ja muidugi fregatide ookeanilindude käitumist. Ja kui nad näevad, et on selliste lindude, ookeanilindude, eks ole, arv kaugel, mitu miili, eks ole, selgelt näha on väga suured linnud. Ja süsimustad fregatid näiteks. Nad on kuskil seal, eks ole, ja lähenevad. Vaat siis need kalamehed saare peal, kus on laguun, kitsa, sellise nagu värava, eks ole, või sissepääsu või suue osaga laguun. Ja nad jooksevad randa võrkudega. Noodad tuuakse kohale ja oodatakse. Kui linnud lähenevad, see tähendab, et delfiinid ajavad kalad. Massili, Manhattan või ma ei tea, Bonito, nüüd on seal ookeanis hästi palju kalu, kes rändavad tohutu suurte parvedena. Ajavad need kalad, ajavad selle kindla sihiga, et kalad sattuksid sinna laguuni sisse. Delfiinid teevad seda, nad ei püüa kala, nad ajavad kala. Vaat sinna laguuni sisse. Kui kalad tulevad laguuni sisse, mehed, kes seda loomulikult näevad, panevad laguuni suue kinni noodaga. Ja siis teise noodaga, liikuva noodaga, eks ole, hakkavad 50 kesi, vaat niiviisi kalu püüdma. Nii nagu noodaga püüjaks, eks ole. Mida teevad kalad? Loomulikult nad on paanikas, nad hüppavad igale poole ja muidugi iga kala, kui paanikas ta ka ei oleks, täpselt tajub, ma ei ütle teab, ütlen tajub, kus on ookean. Ja loomulikult üle selle värava, võrgust värava, mille mehed panid nüüd kinni, eks ole. Kalad hüppavad sinna, kus lõuvad püsti, suu lahti, ootavad delfiinid. Amps. Loomulikult seda kõiki tuleb õppida. Kui väikesed, tavaliselt see võtab 4,5 kuud aega inkubeerimine, krokodilliste munade inkubeerimine. Kui väiksed krokodillikesed on valmis koorumiseks, nad hakkavad tegema sellist hääl. Palun vabandust, mul ei ole salvestust. Fred, Jussi. Kutsuge Fredi, tal on absoluutselt kõik liigid. Mina pean kahjuks nende eest siin esinema. Aga see tõesti kostab umbes nii nagu rebase kutsung. Rebased kutsuvad ka umbes selliste häälitsustega. Hauguvad praktiliselt, jah. Aga jah, võt need samad väikesed krokodillikesed. Emme,
päästa meid nüüd, aita meid. Emme teeb siis pesa lahti, noh, te teate, arvatavasti ikka teate, et kui vähemalt viimased 2,5 kuud temperatuur pesas oli 32,6, siis seal on ainult tüdrukud. Kui üle selle, siis on tüdrukud ja poisid, võib-olla ainult poisid, eks ole. Ja kui temperatuur on tublisti alla, siis on kindla peale poisid. Nii et tüdrukuid ei ole lihtne teha. Ja see on palju kallim. Loomulikult ema krokodilliine ja ema, ta peab hoidma seda temperatuuri, tal on lõuad. See otsas, tal on neid mitu tegelikult. Termomeeter, nii et kuidas on seal temperatuur, läheb kõrgele, praegu päikest väljas ei ole, on hea tuul, kaevab lahti, jahutab need munad, eks ole. Või kui on väga palav, läheb vette, toob keha peal loomulikult, mitte suuga. Vett ja siis teeb märjaks kogu seda taimestiku hunnikud, mida ta pesa peale pani, nii et vesi aurub, eks ole, praegu, kui on väga palav ja veidi jahtub seesama pesa seal. Või kui on vesi aurunud, eks ole, mis oli vaba vesi, eks ole, aga need taimed said niiskeks, loomulikult tekib käärimine, komposteerimine ja temperatuur jälle tõuseb, nii et väga raske, väga kallis puhtenergeetika seisukohal on teha tüdrukuid, kui sa oled krokodil. Kui nüüd tüdrukud ja poisid kõik on valmis, ütlevad jah, siis ema võtab suu lapsi täis ja viib neid sinna ette valmistatud veeliku sisse. Mida teevad seal lapsed? Hakkavad elama ja õppima. Ja õpivad väga palju erinevaid asju. No näiteks, sa tahad konna. Kuidas sa saad seda looma kätte, just nimelt konna? Loomulikult sa hiilid tema juurde allpoolt, eks ole, vee all. Ja siis kui konna on lehe peal, siis varsti ja saad konna. Kui sa ujud konna poole, oled juba lähedal, siis konn teeb kupsti ja on kadunud. Tahad kala? Palun, siin on kala. Mida sa teed? Loomulikult väike krokodilikene ujub kala poole ja püüab sööstes kalale järele. Hapsti, kätte saada. Reeglina ja ta kiiresti saab aru. Tajub, ütleme tajub ja okei. Või teid ei häiri, kui ma ütlen looma kohta, et ta saab aru. Ei, ma tänan sõva. Sest ma olen absoluutselt veendunud ja mitte ainult mina. Eksisteerib täiesti ametlikult selline teadus nagu kognitiivne etoloogia. Ja loomulikult see on tõsi teadus. Ja loomulikult saab aru, et kui ma võtan kala, kes on teatavasti libe, piklik ja väga tugev loom. Kui ma võtan krokodil, nagu ma olen, eks ole, kalal saba poolt kinni, ta rebib ennast minu täiesti ümmarguste hammaste, terava tipuliste, aga need hambad on ju ainult fikseerimiseks ja torkehaava tekitamiseks. Nad ei ole ikka midagi. Nii et loomulikult ta rebib ennast vabaks. Selge see, kuidas tuleb siis kala võtta? Ujud kalale lähedale ja siis hüppad mitte kalale järele, vaid kala kohale ülesse. Nii. Ja keerad oma lõuad nii, et võtad kala seda pidi. Niiviisi võetud kala. Ära ei lähe. Vabaks ennast ei rebi. Nii et on tõesti selge. Muuseas täpselt seda peavad õppima ja õpivad ka delfiinid. Ka nemad püüavad kala just nimelt sedasi. Just nimelt, vaat siin on kala, eks ole. Nii. Pea viltu. Kala käes. Ja kala enam ei pääse. Ta on mitme hambale fikseeritud. Nii et ära püüa, kui sa suuga püüad kala, ära püüa sabast kinnitast. Võta, palun põiki teha, jah? Kõiki seda, ja loomulikult, kui sa krokodilli poeg on selline, tahad kätte saada lendavad saakid, kiili, liblikad või veel kedagi niisugust, eks ole. Okei, ta on putukas, ta on hiil, täiesti konkreetne pattern, jah, eksimatult omapärane, jah. Nii et sa lihtsalt ujud tema juurde ja ujud nii, nagu sa oleksid lihtsalt puukoore tükk. Eks ole. Ja siis teeb sedasi. Kas sa saad seda kõiki, krokodilipoeg, õppida
nii-öelda pühendades kogu oma tähelepanu selle, mida sa praegu teed. Ei saa. Sa oled kõigest krokodillipoeg, sul on vaenlasi maailm täis. Loomulikult mangustid ja teised sibedkasvlased. Muidugi on toonerkurelised nagu jabiru ja teised jubedikud. No selline linnuke sellise nokaga. Ja muidugi isegi suured krabid. Suur mageveeline krabi, eks ole, väga noord. Krokodilli tapab momentaalselt sõraga. Krabid on ühed tugevamad loomad maailmas. No, seesama püha senniku mardikas on tugevam. Kui me oleksime nii tugevad, kui seesama püha skarabeos, eks ole, me saaksime näiteks poest koju viia paari kilomeetri kaugusel 2 Toyota või Subaru maasturid. Kuid ega krabi palju nõrgem ei ole. Need on väga ohtlik vaenlane. Paraku emake loodus, suur keskkond, Gaia sellisena nagu ta on, kasutab üht ainsat universaalset pedagoogilist meetodit. Esimese tõsise vea peale õpilane lüüakse maha. Ei saa öelda, et see ei oleks efektiivne. Just nimelt pedagoogika seisukohal. Saab küll, kuid efektiivne see on ainult nendele õppimisvõimelistele loomadele, kes on parajalt empaatilised, et kaasa tajuda. Teise loomakese, keda nad näevad, kuulevad ja haistavad, eks ole, tegevuse suhtes parajalt empaatilised, peegelneuronid, no ei ole aega loomulikult doktor Konsaloti avastustest rääkida, aga te teate kindlasti empaatia aluseks on täiesti konkreetsed neuronid, peegelneuronid. Need on tegelikult kõikidel loomadel olemas. Ei pea olema tingimata imetaja. Muuseas, kui me räägime just nimelt ajust, kõige tõsisem erinevus imetajate ja lindude, mõlemad on püsisohjased, eks ole. Kõige suurem, kõige tõsisem erinevus seisneb selles, et imetajatel kõikidel on olemas nii ürg ajumantel, pallium, või paleokorteks, kui ka neopallium, uus ajukorteks lindudel ei ole. See ei tähenda mitte ükslaas, et linnud on lollimad. Kaugeltki mitte. Ühed targemad linnud, ma räägin oma kogemustest, kellega mina olen suhelnud, olid ja on papagoilised, fantastiliselt targad linnud. Ja muidugi vareslased, ronga. Minu Jaška. See on midagi, ta on väga suur rong, me oleme temaga sõbrad umbes 26-7 aastat, nii et ta on nooruke veel. Eks nad elavad oma 60-70 aastat, mingid probleemi nendel sellega ei ole. Jaška, kui ma tulen temaga suhtlema, eks ole, ja toon magusad kõrsikud, mis talle väga meeldib, terved kõrsikud, siis Jaška on väga erutatud, tuleb kohe sinna, seal soks, istub, see tähendab mängime kõigepealt. See on mängukutse rongal. No ma vastan talle ikka samal ajal. Jaška on vaimustuses ja siis ma murran tüki, annan talle, ta lendab kuskile pimedasse nurka, paneb peidikusse, tuleb tagasi, selle ajaga ma murran teise tüki ja nii seni kuni kõrsik saab otsa. Vahest tulen ma Jaška juurde kõrsikuga, mis on ette murtud tükideks parajateks. Jaška seda näeb, ei mingit kõrklapki. Tuleb, hakka andma. Ma annan ja ta paneb ühe varba alla, teise varba alla, kolmanda varba alla, ühe, teise, kolmanda, siis võtab noka vahele 1, 2, 3, 4, rohkem ei mahu. Ja siis hüppab kuidagi nokiva abil, eks ole, kõige pimedamasse nurka, sülitab kogu selle suurepärase varu sinna. Pärast aega on ja tuleb kohe tagasi, sest kõik on ju valmis. See ei ole mäng, asi on tõsine. Just nimelt saadetis tuleb kiiresti vastu võtta. On väga targad linnud. Ja kujutage ette, ei ole üldse võt seda sama uut ajukoord. Neopalliumi ei ole, pole vaja.
meil või näiteks koertel, kus ta on, okei, teeb omi asju. No nii või teisiti me ei näe. Jumal tänatud, ma ju kortaksid. Nii et meil kõigil, no kui palju on input, otsi, neuronid, oleks ole vastuvõetavad otsi, dendriite, no mõnikümmend. Reeglina vähem sõltub neuroni tüübist loomulikult, no mõnikümmend. Rongad, need on 200-300 või üle selle. Nii et iga element, iga neuron, iga korteksi rakk võtab impulsse järgu võrra ja suuremal hulgal kui ükskõik kelle, meie, vaala, elevandi, eks ole, imetaja neuron. Nii et jah, loomulikult nad on targad, väga targad linnud. Aga võt paraku, nii see on. Ema krokodill või kes ta ka ei oleks, ta ei näita lastele, kuidas tuleb teha. Lapsed õpivad loomulikult kasutades empaatiat, vaadates, mis juhtub nende liigi ja pesakonna kaaslastega, kes olid liiga innukad. Unustasid, et tuleb vaadata ülesse ja vasakule paremale, et peab olema ettevaatlik. Loomulikult nad loodavad ema peale ja ema kaitse muidugi aitab neid. Ema näeb mingit suurt lindu, eks ole, ütleb talle nii pahasti, et see suur lind kaob sealt nagu lits vette. Kuid kraabidele, röövkaladele emane alligaator midagi teha ei saa, ta lihtsalt ei pane neid tähele. Ta on kuskil kanda peal, kõrge koha peal ja ta vaatab, et neid suuri, selliseid korpulentseid ja hästi nähtavaid vaenlasi võt selle veediku juurde ei tuleks. Nii et nendest väikestest krokodillilistest, nendest lastest reeglina, ütleme kuskil 40-50, reeglina 1-2-3 loomakest kasvavad umbes 1,5-2 aastaga, umbes nii suurteks. Siis nad kaovad sealt, lahkuvad ja ema kõik need 1,5-2 aastat ei söö mitte midagi, ta on krokodill. Ta oskab ellu jääda roomajatel, mitte kõigil, aga väga paljudel kilpkonnadel, ka madudel ja krokodillistel kindlasti on fantastiline võime vahetada ainevahetuse, peamiselt energeetilist aspekti, kiirused. Nii et 1,5 aastat söömata, ta läheb natukene peenemaks, eks ole, savaaluse poolest. See peab olema tervel krokodillil kumer, selline, eks ole. Okei, 1,5 aasta pärast on sirge. Aga kui viimane laps on läinud, emasel nii-öelda hajub, kaob ära toitumiskäitumise blokk, mis oli tal kindlalt peal, nii ka kaladel, kes kaitsevad lapsi või toidavad lapsi, väga paljud kalad toidavad omi lapsi ja kaitsevad lapsi seni, kuni lapsed õpivad ja kasvavad. Mida kirevahvenlased, näiteks on sägalasi, magemeelisi loomulikult. Ja peamiselt Aafrikas muidugi, selliseid on ka Lõuna-Ameerikas. Aga suurtes hiigeljärvedes seal keset Aafrikat elab selline liik, kotingu. Kotingu isased on väga suured kalad, tohutu suure suuga. Emased on gratsiilsed, peaaegu 5-6 korda väiksemad, väga kiired. Ja mari, viljestatud mari, loomulikult kehaväline viljastamine toimub ja tervet seda kudet isane võtab suu sisse. Väga paljud kalad seda teevad. Seda teeb ka meie võldas ja paljud teised, väga paljud kalad. Ja reeglina seda teeb isane. Nii et seesama säga, väga kiskelik kala. Suu on lapsi täis, nii mõnigi kirevahvenlane pisikene laseb oma lapsed ka talle suu sisse, muidu sööjateks. Toiduparasiidideks. Mulle alati on meeldinud saksakeelne sõna, mis tähendab parasiit. Schmarotzer. Muidu sööja, suurepärane. Vaat see saab muidu sööja, eks ole. Kirevahvenlane elab ka seal kenasti. Aga jah, kotingu selle säga lapsed vaatavad isi suust välja. Suu on lahti, vahest ujuvad seal väljas. Õpivad seal midagi, kahtlemata kõik. Laps ei saa mitte õppida. Mul on üks umbes sellises mõõdus noorherra sõber, kes
teatas mulle kuskil 1 aasta tagasi, et tema ei hakka õppima, sest see talle ei meeldi. Ma ütlesin talle, et mul on talle väga jube ja lausa kurb uudis. See ei ole võimalik. Laps ei saa mitte õppida ja kogu küsimus on sellest, mida, kelle käest, kui põhjalikult ja millise aja vältel ta õpib. Mida ja kelle käest, eks ole. No inimlapsest saab see loom, kes teda kasvatab, seda on teada, eks ole. Ja ega paljude teiste loomadega see teisiti ei ole. No, väga seda moodi. Aga no see selleks. Niisiis, mis selle Kotingu Sägra lastega siis edasi saab, kuidas nad süüa saavad. Ema ujub, nad on väga kiskelised, ehtsad, kütid. Ema sööb, ujub, sööb ja mitu korda päevas tuleb isa juurde. Isa on koobas, suu on kinni. Tuleb ema, ta teeb suu lahti, lapsed tulevad. Nad suust ei tule, eks ole. Tulevad siia ettepoole, rivistuvad ilusti. Ja ema ujudes kiiresti isa suust mööda laseb kaviaari lastele, kaviaari. Viljastamata kalamarju. Kaviaar, mida me sööme, eks ole. See on 4. arenguastme mari. 5. arenguastme mari on juba haavel. See ei hammustadas läbi. Nii et see peab olema 4. astme. Siis see on pehme, tohutu toitav ja nii et viljastamata mari loomulikult toiduks sobib kõige paremini. Viljastatud mari ka muidugi, aga see on teine küsimus. Nii et näete, lõimetis hoole missugune, vanemlik käitumine suurepärane, kuid veel kord, 3. korda vist, rõhutan, ei krokodillid, ei kalad, mitte keegi nendest kõikusugustest loomadest, roomajatest, kaladest, amfiibidest ei õpeta nii-öelda kasutades zoopedagoogika põhimeetodeid kõiki. Mis nad teevad, nad toidavad lapsi, kaitsevad lapsi, nii et lapsed saavad õppida katse ja eksituse meetodil nii, et nad lausa mitte lausa iga vea peale surma ei saa. Okei, millised on siis need zoopedagoogika põhivõtted? Mainisime tegelikult vaat seda meetodit. Katse ja eksituse meetodi laiendatud vorm. Laiendatud selles mõttes, et lapsed ei saa surma. Tehes vigu, see on väga hea õppimise vorm. Suurepärane. Kuid just nimelt seda sama pedagoogilist põhimõtted. Püsisoojelised loomad, vanemad, täiendavad õppevahendite abil. Tohin ma joonistan siia. Ühte hästi väikest pilti võib, jah? Võib siia. Ei ole hullu. Võt, siin on väike kiskialine. No kes ta ka ei oleks, no ütleme, et ta on lõvipojakene, jah? Suured silmad, väiksed kõrvad, ninad, kõik on väike. Ja siin on hundid loomulikult. Nii, seal on teine kõrv. Aitäh. See on suhteliselt suur juba, eks ole. Päris väikesel loomulikult on veel lühem ja veel ümargusem nägu, jah? See on väike, no ütleme lõvi. Või kes ta ka ei oleks, ta võib olla rebase koer ka. Talle toodi õppevahend üks tähtsamaid ja tõhusamaid. Ja see on elus saag loom. Ta on elus, aga ta on töödeldud õpetaja, see tähendab ema poolt. Töödeldud nii, et see sama saag loom olgugi, et elused asjad on ohtlikud. Me teame seda, kes on looma ees käinud, kes on laste ees käinud. See teab, elused asjad. Nendega peab olema ettevõte. Okei, nii et seesama elus asi, no ütleme mingisugune seal mõni näriline, mõtlen seal palju, kus lõvid elavad ja selline loom ja kellel on hammustamise võime.
ära võetud. No, vandlaks erutud. Loomulikult see on välja pärast. Tegelikult nendel on lihtsalt koon lõmastatud. Kriimustada nad saavad, hamustada mitte. See on ülitähtis. Et õppevahend oleks elus, liigutaks, oleks karvane või olgu ta sile, olgu ta sulgedega kaetud, aga ta on elus, ta lõhnab elusa asja järele ja ta liigutab, mis on kõige tähtsam, eks ole. No me kasutame viimasele peamiselt kompuutrid, näed, liiguvad seal asjad ja see on väga hea, pedagoogiliselt see on väga tõmus. Okei, mida teeb selline loomatke, väga noor imetaja, kui talle tuuakse selline suurepärane objekt? Loomulikult ta hakkab lähenema, huvitav ju, nina ja keelega. Imetajatel on kõige võimsam, kõige paremini arenenud haistmismeel loomaliigis üldse. Meie klassiga, imetajate klassiga, võrrelda haistmismeele, kogu selle haistmisega seotud sensoorika poolest, võib ainult putukaid ja putukatel on ilmselt palju kitsam diapasoon. Lahendusvõime on väga fantastiliselt täpne. Näiteks meie entomofaunas, meie mardikate faunas on ka selline minu lemmikliig, küll ta on veider ja põnev, see mardikas. See on hundlane, põlendi hundlane. Nad umbes nii suur, must, käpad, nõeljad, nii et kuumust ei tunne. Tema muneb sööde peale ja need peavad olema kuuse või sobib praktiliselt iga põlend mingisugune, kuidas need konifeerid on eesti keeles, ookaspuu, aitäh. Ükskõik mis ookaspuu sobib, kõige parem loomulikult on kuusk. Ja enamasti tuleb ta just nimelt äsja põlend kuuse sööde juurde ja muneb sööde peal, kui temperatuur seal on umbes natukene vähem kui 100 kraadi. Võib-olla isegi 100 kraadi juures. Ta võib muneda, munadega midagi halba ei juhtu otse vastupidi. Koor on selline, mitmesaja kihiline nii-öelda ja mitmesajast kihist koosnev. See modelleerib seda temperatuuri nii, et loomake seal muna sees, eks ole, areneb mõne tunniga. Kõikidel soojastel loomadel konstantseks, kui nad arenevad, eks ole, konstantseks suuruseks on kraad päevade või kraad tundide arv, see on korrutis. Nii mitu päeva või nii mitu tundi korda, selle aja vältel valitseb nii-öelda keskmisest temperatuurist, päeva või siis tunni temperatuurist. See on konstant. Ega meil see teisiti ei ole. Temperatuur on ju konstantne, me oleme püsisoojased. Inimesel 9 kuud, elevandil 22 kuud ja nii edasi. Kellel kui palju. Loomulikult on olemas ka latentne tiinus. Kahjuks meil ei ole. Muidu tõesti. Viljastumine toimus täna, aga issand jumal Riigikogu paneb pada, valitsus on ikka täiesti katastroofiline. Seadused, mida katsetakse siin ja kavatsetakse vastu võtta, on lausa siivutud. Ma ootan 1,5 aastat. Enne kui lubab implanteeruda sellel sügoonil, mis mul on ammu olemas. Kärb, ta on tšempion, 400 päeva, eks ole. Aga see selleks. Mul on ju väga vähe aega muidugi, okei, haistmismeel. Sellel samal põlendi hundlasel on selline haistmismeel, et kindla aine, aga see on tõesti üks kindel aine, see on gvajakool. Ja see on aromaatika loomulikult, orgaaniline. See aine tekib, kui põlevad just nimelt okaspuud. Kõige rohkem seda tekib siis, kui põleb kuusk. Ja kuusk on kõige maitsvam asi, küsige ükskõik kelle elevandi käest. C-vitamiini tohutu hunnik ja kui see põleb, siis C-vitamiin lõpuni ei lagune. Ja seal on teisi suurepäraseid asju. Kuusk, sööge, seda teab iga jalaväelane, iidsetel aegadel igal juhul teadis, kui on kuusik, ma nälga ei jää. Ja skorbuuti mul ei tule. Okei,
Vaat see sama põdendihullane 50-60 kilomeetri kaugusel ühe molekuli kaupa õhus otsides selline haistmine leiab Gvajakooli molekulite järgi, eks ole, teekondavad sinna, kus on need kuumad sööd, need muneda nende peale. Kuid ta tunneb loomulikult feromooni vastava spetsiifilise oma liigi kaaslase ja teise soo esindaja lõhna. Ja veel mõned lõhnad muidugi on talle arusaadavad nii-öelda, no nüüd te lubasite, et ma räägin ise arusaamisest loomade puhul. Kuid see on ka kõik. Meil imetajatel on miljoneid lõhna. Sellist haistmist, kui imetajatel ei ole mitte kellegi. Ja loomulikult haistmis, maitse, meel tegelikult on üks kompleksne supermeel. Nii et keel peab väljas olema. Kõikidel loomadel, kellel haistmis organiks nii-öelda number 1 on Jacobsoni organ, mis avaneb kõvasula ees. Keelega viiakse sinna, limps ja sinna. Nii nagu maamad seda teevad ka, nendel on ka Jacobsoni organ, ka krokodillist. Roomajatel on hea haistmine, kuid loomulikult imetajate omaga ei anna võrrelda. Ilmselt. No okei, jätame see küsimus. Nii et imetajate haistmismeel. Kui teie kõuts istub näiteks kevadel, õhuakna seal, mis on praokil, kõrval ja keel on suust väljas, et niiviisi ma ei hakka näitama, eks ole, näeb hästi loll välja. See ei tähenda, et ta on loll või lollis läinud, ta on lihtsalt internetis. Maailma lõhnade internetis, ta saab tohutu palju informatsiooni. Ja te teate, iga kass või koer, puudutab näiteks, kui sul on nägu peal, mingisugust lõhna huvitavad, puudutab tema nina kohe keelega ja Jacobsoni organi juurde, mis asi see oli. Meil on kinni see Jacobsoni organ, eks ole, vähemalt ta ei avane. Suula ees rudiment sellest loomulikult on, see on ka absoluutne reegel kahjuks. No aga paraku kõigi eest tuleb maksta, mida suurem on see sama suur aju, need samad poolkerad, mida me kasutame vahete vahel päris asjalikult, eks ole. Ja mida suurem on see aju osa, seda nõrgem on haistmismeel. Ja kiskjalistest imetajatest proportsionaalselt kõige suurem haistmisaju on karulastel. Loomulikult väga suur ja hästi arenenud, see on ka kaislastel ja kõikidel teistel imetajad. Nii et keel väljas, nina märg ja see loomake hakkab lähenema selle ülipõnevale loomakesele. Vaat niiviisi sniif ja keele otsake väljas. Seda mitte mingil juhul ei tohi teha. Last, õpilast provotseeriti konkreetses olukorras, konkreetse selle sama õppevahendiga tegema lubamatut viga. Eks ole? Miks seda ei tohi teha, see on selge. Nina või keelega või suuga läheneb hiirele. Ta võib ju hammustada. Keelde või huulde, eks ole. Ja siis tõenäolisus, et see loomake saab leptospiroosi või midagi muud. Leptospiroos on kõige levinum oht. Leptospiroheetides tekitab neeruvesitõve sündroomi. Väikest kiskjalist imetajad leptospiroos viib mõne tunniga teise ilma. Inimest 2-3 nädala. Ja kui mitte ära hoida. See on väga tõsine küsimus. Nii et seda mitte mingil juhul ei tohi teha. Mida siis järgneb? Mis järgneb siis sellele? Ja see on zoopedagoogikas ülitähtis põhimõtteline võte. Keelamine. Loomad ei karista õpilasi. Nad üldse ei tegele meielaadse karistusmeetoditega, sest meie penitentsiaarne süsteem toetub kättemaksu põhimõttele. Ja see on võimalik ainult olendite puhul, kellel on mitte ainult ajataju ja peen ja täpne ja mitmekülgne, bioloogiliste kellade suured ja tohutu, dünaamilised, tohutu adaptiivsed, väga täpsed süsteemid on kõikidel loomadel olemas. Aga aju mõiste peab olema selleks, et kättemaksu põhimõtted rakendada. Kui keegi käitub kassiga kassi meelest mitte eriti hästi, kass ei maksa kätte.
pissides selle inimese, no mõne külalise, eks ole, kingadele. Ta lihtsalt tuletab meelde, see on tegelikult minu territoorium. Mina elan siin. Piss. Ja nuusuta. Ja palun ära unusta, mina elan siin. Ära tee enam niiviisi. See ei ole kättemaks. Nagu inimene loomulikult momentaalselt ja puhtinimlikult arvab. Nii et kuna ajamõisted teistel liikidel ilmselt ei ole, me ei saa küsida kutsika käest või isegi elevandipoja käest, mida sa tegid aastal 2014, 13. veebruaril Dekolte klubis, skandaali pani. Vot nüüd maksad. Loomulikult mitte midagi niisugust loomadel ei ole. Kui on vaja, löövad maha, lähevad edasi. See ei ole kättemaks. Inimlikus mõttes, loomulikult mitte. Nii et loomad ei karista valuvõtetega omi õpilasi. Vitsaga on täiesti võimalik jänesele õpetada, kuidas, no ma ei tea, kontrabassi mängida sigar suus. Miks mitte? Kuid see võtab üüratult palju aega. Vitsa abil õpetamine on täiesti võimalik, kuid see võtab nii palju aega, et teistel liikidel, vabantelevatel liikidel, see ei tule kõne alla, nendel vabad aega ei ole. Vaba aeg bioloogilistest, no elulistest, no üliägedatest muredest. Vaba aeg on olemas ainult päris inimesel. No ja koduloomadel võib olla ka. Aga igal juhul, koduloomad ilmselt sellest suht midagi ei tea. Aga ja meil inimestel on tõesti vaba aeg olemas. Ja vitsaga õpetati aastatuhandeid, eks ole, inimlapsi. Milleks? Ükski teine loom seda ei tee, tal ei ole selleks aega ega mitte mingisugust vajadust. Kui loomake on provotseeritud tegema, mida antud olukorras mitte mingil juhul teha ei tohi, teda keelatakse kindlate võtete ja märkidega. Ja vaat keelatakse nii, et loomake kindla peale saab aru, mida keelatakse. See on kõige tähtsam. See tähendab, keelatakse kohe, vahetult. Peale selle, kui ta on hakkama saanud mingisuguse lubamatu asjaga, võttega või liigutusega või mida ta parajasti tegi. Ja? Nii et kui teie kutsikas tegi loiku hommikul, kui te olite töö ja te tulite õhtul koju, siis pahandada selle kutsiga, oi, tegid loiku, paha kutsu. Ei ole mitte mingit mõtet. Loomulikult, kui annate vitsa ja pannate ninaga sinna loigu sisse ja siis jälle annate talle laksu. Lõppude lõpuks kunagi tema nii jõuab, tähendab mingisugune urineerimine, defekeerimine siin Pärsia vaiba peal vist ei ole hea mõte, eks ole. Okei, kõik on väga lihtne. Loomad tegi midagi otse kohe, selleks on vaja provokatsiooni. Jah? Et ta teeks midagi kindlas olukorras, mida teha ei tohi. Oodata, millal ise enesest tekib selline olukord. Loomadel ei ole aega. Ja keelamise võtted, täiesti kindlad, märgilised liigutused, häälitsused on absoluutselt selged. Nii et loomakesel saab kohe selgeks, mida keelatakse ja kas keelatakse praegu seda tegema. Või igaveseks ajaks igavisti. No näiteks šimpansitel. Mul on väga vähe aega, nii et ma lähen kohe šimpansite juurde, eks ole. Ja no kõige lähedasemad ikkagi meile. Šimpansitel on vaat selline keelav märk, mis tähendab nii nagu sa praegu tegid, sa ei tohi teha mitte kunagi. On hammustuse imiteerimine külje ja tagapoolt, mitte eest. Vaat siit külje ja tagapoolt, vaat siia kohta. Kael ja õilkaks ole, vaat täpselt siia kohta, eks ole. Vaat nii, pannakse suu, haiged ei tehta. Šimpans hammustab kohutavalt, kui läheb asjaks. No ma olen näinud, kuidas ta täiskasvanud mehel poolitas ühe suuliigutusega lavakäsi. Kuid loomulikult see ei ole hammustus. See on kindel märk. Vaat nii nagu sa tegid, teha ei tohi. Ma olen seda kasutanud, võite mind uskuda, see on väga karvane suutäis ja üldse mitte maitseb väga hästi lõhnab, aga see töötab ideaalselt. Väike Betty, paari aasta pärast väike Quincy, said kohe aru ja igaveseks ajaks oli nendel selge. Härra Turovski taskusse kakad panna ei tohi. Mitte kohe. Mida teeb selline laps?
kui ta sai nii targaks, eks ole. Loomulikult ta otse kohe jookseb proua Imbi juurde ja uurib. Lapsed õpivad ise. Ta uurib, ta katsetab. Kas proua Imbi taskusse võib pistida? Ja kujutage ette, selgub otse kohe, eks ole, et proua Imbi taskusse ka midagi niisugust panna. Siis ootab ta, millal tuleb keegi, kes käib harva. Direktori asetäitja. Ja loomulikult kohe proovib tema peale ka. Siis saab teada, et härra Feinsteini ja üksi taskusse ka bensiinikoored, mis on täidetud ütlemata asjadega, eks panna ka ei tohi. No ja kui see ka saab selgeks, ta teeb loomulikult järeldusi, mitte kellegile tuttavatest oma inimestest, kui sagedasti nad ka ei käiks, mitte kellegagi nendest midagi niisugust teha ei tohi. Ja ta võib seda üritada teha näiteks, ütleme, Õhtulehe reporteriga. Nad käivad väga harva, eks ole, ja täiesti uus inimene, loomulikult tasub proovida muidu. Niiviisi loomad õpivad. Nii et katse-eksituse meetodi laiendatud vorm, provotseerimine, et saaks keelata ja keelatakse kasvasi lihtsalt andes pehme käpaga, vaat niiviisi, niina pilt, vaat nii, vaat sedapidi, ja mitte mingil juhul mitte otsa. Sõeluu kaslastel on tohutu õrn ja otselöög ninna purustab seda mitte mingil juhul ei tohi teha, nipsuga ei tohi kassi niina pihta anda. Aga vaat nii, see ei ole valus ja see on jumala selge. Niiviisi ei tohi teha mitte kunagi. Koerlastel võetakse nina juuri ja silmad lõugade vahel ja seda teeb ainult ema. Muuseas, mul on teile väga hea sõnum. Kõikidest imetajatest ainult esikloomelistel isased teevad absoluutselt kõike vajalikku lastega, välja arvatud rinnaga toitmine. Tehnilistel põhjustel seda isased ei tee. Kuid kõik see muu teevad isased, õpetavad, hoiavad, kaitsevad lapsi, keelavad, loomulikult innustavad lapsi, teevad nendele mänguasju, afilised, praktiliselt kõik afiliste viigi. Ka kõrgemad poolafilised leemurid. Loomulikult annamatel leemuritel, näiteks hiirleemuritel, eks ole, mikrotsengus ja vaat sellistel tillukistel loomakestel isade reeglina ei võta siiski osa laste kasvatamises. Teistel imetajatel isased toovad hundid, eks ole, ka rebane, kõik koerlased ja hüäänlased, mangustid. Mangustid seas eriti neljavarvalistel nagu surikaatide ja nende sugulaste seas on väga palju eosotsiaalseid norme, täielik sotsiaalsus, absoluutne. Isased toovad asju, kellele, isa hunt toob neid hiirlasi, eks ole, võib-olla jäneseid, toob mitte kutsikatele. Nii nagu ka toitu ta ei too kutsikatele, ta toob hundiinele, oma prouale. Ja isa hunt, vaat neid kutsikaid ei keela, ei õpeta, hiljem nad õpivad ka tema juures. Kui nad saavad juba mitmed kuuseks, loomulikult õpivad muidugi. Kuid see on juba sotsiaalse imitatsiooni ja see on vist viimane zoopedagoogiline põhimõte, mida loomad kasutavad. Sotsiaalne imitatsioon ehk me võime seda teisiti nimetada innustamine. Viimse azardi viimase kraadini innustamine. Jah, see on loomadel ülitähtis, nende pedagoogikas ülitähtis võte. Nii et loetleme neid. Katse-eksituse laiendatud meetod, nii et lapsed esimese vea peale surma ei saa. Keelamine nii, et oleks selge, mida keelati. Ja kas see keeld on absoluutne või see on ajutine, te teate, koertele väga meeldib, kui nendele kukla peal tehakse niiviisi utti-putti. Tegelikult see on keelav märk, aga see on hästi tore, mänguline ja väga lõbus keeld. Oi, jäta
vedele. Umbes nii. Koer on vaimustuses ja naeratab, nii nagu ainult koerad naeratavad, suunurkadega. Hambad näitamata. Naeratada, näidates kõiki hambaid, on kombeks ainult inimesele. Eriti stomatoloogiliste vormide reklaamidel, eks ole, või siis Hollywoodis. Ja ükski normaalne ahv, tal on tõesti hea tuju. Nad naeratavad muidugi, aga nad kattavad vähemalt ülemised hambad. Kindlad hadnid. See on jah naeratus, eks ole. Või siis alapool rippu, see on boatface lausa kõige ülima hea meele ilming, et sa või tore, umbes niiviisi. Niisiis, kui see sama kutsu, eks ole, saab niiviisi keelatud, ära tee, ta on vaimustuses ja ütleb teile kindlalt, muidugi ma ei tee, mida? Selle peale tehakse talle uti-puti-puti ära tee, ta on veelgi suuremas vaimustuses ja kordab loomulikult veelgi entusiasmi, muidugi ma ei tee, mida? Ja nii võib paar tundi järjest, eks. Nii et keelamine ja vaat see sama sotsiaalne imitatsioon, mida on vaja, räägime inimestest, kuna aega ei ole, mida on vaja õpetajale? Palka on tal vaja ja korralikku palka. Et õpetaja oleks tasemel, saaks olla tasemel nii, et ta täidaks kõiki neid nõudmisi, mida on vaja õpilasele, et kogu aeg igas aines, igal tunnil oleks ületamatult põnev. Vaat see on zoopedagoogikas sõnum teiste liikide poolt. Õpivad lapsed igal juhul ja õpivad kiiresti, hästi, selgelt ja kindlalt seda, mida nad õpivad. Väga innukalt. Seda õpetas mulle omal ajal 14 aastat tagasi jääkaru Vaida. Ma sain sellest aru. Tema väike poeg Frida, kes 2 aastat tagasi täpselt samamoodi õpetas oma tütrekest, väikest noorat, eks ole. Tema väike karupoeg Fridakine, 4-kuune, kartis vett. Vesi on väga reeturlik olus. Vedelgas teada, eks ole. Nii et ei hoia käppa. Ja see on hirmus lapsele. Nii et 2 nädalat Vaida hüppas vette. Iga kord teist moodi, tuli veest välja, püherdas vees. Tegi veel sellist trikki, et kui tuli palju külastajaid vaatama. Ta läheb ära, siis kannab pööre, jooksis, ja karu on tohutu kiire. Jääkaru. See on midagi uskumatut, kui kiire ta on ja manööri võimeline. Hüppas nii laiad käpad, eks ole, vette. Kõik külastajad olid läbimärjad, kõik karjusid, kes naeris, kes kirus. See oli üllatavalt põnev. Ja väike noor ikka tahtis seda ka teha. Aga vesi oli ikka vedel. Lõpuks ta lihtsalt leidis ennast vees ja siis õppis hästi selgeks kõik. Kuid jah, otse sama provotseerimine, see on väga tähtis. Aega ei tohi kaotada. Meil koolis teeme midagi niisugust, meil seda nimetakse kontrolltöö, eks ole. Antakse ülesanded, lapsed teevad vigu ja kõige tähtsam kontrolltöö juures, kõige tähtsam õppetöö on vigade parandamise töö. Aga seda peab oskama tegema. Õpetaja peab olema vormis, see on kohustus. Ja loomulikult kogu sellele pedagoogika kompleksile on üks eeltingimus, nimelt, mis ka ei juhtuks keskkonnas. Mis ka ei toimuks, heli, pildimuutus, valgussähvatus, uus lõhn, ükskõik milline liikumine ei leiaks ka aset elukeskkonnas. Õpilase tähelepanu peab hoiakuliselt, praktiliselt automaatselt saama olema suunatud õpetaja peale. Sellepärast me paneme kinni nüüd varsti juba kotkaste read. Nad on päevased röövlinnud, nende laste kool algab hommikul päikese tõusul ja lõpeb päikese loojanguga. Televiisor ei tohi töötada. Vaprad ja ilusad meie kallid külastajad, eks ole, ei tohi sinna minna. Kotkad loobuvad laste tegemisest, kui ei ole garanteeritud õpingute jaoks soodne keskkond. See tähendab mitte kedagist võõrast. Kakulistel ei ole probleemi. Nad on öised röövlinnud, nende tunnid algavad õhtul ja lõpevad hommikul, eks ole. Raudsed närvid. Issand jumal, Anne Veski ükskord 2 tundi laulis
läheduses ja raudselt närvid on jah, niimoodi liiguvad päeval, see mitte. Nii et, mis on kõige tähtsam? Vermimine, imprinting. Kui suures osas see on nii-öelda automatism, milline on siin puht instinktiivse kaasasündinud nii-öelda programmistiku töö osa. Kuid loomulikult imprintingut on ka mitme vormilised, aga see on juba laiem teema. Aga vermiline. Laps koorub, see on tema õpetaja, keda ta kõigepealt tajub. Aga ma tänan teid ja palun vabandust. Nüüd, kui teil on küsimusi, ma pean teid hoiatama. Mulle väga meeldivad küsimused. Aga ma hakkan vastama. See on äkki üks selline maailma muutev või elu muutev küsimus või midagi, mida tahate teada, aga see oskab vastata. Kuidas koera kasvatada? Mulle võiks küsida. Palun. On siis ju teada, et nendel karjaloomadel on nii agressiivsed kui altruistlikku käitumist olemas. Mõlemad on ju edukad, et kui vaadata näiteks grupiviisiliselt ahve või keda iganes. Aga kuidas siis õpetada näiteks inimest toime tulema siis selle agressiivsusega, kas siis iseendast laps avastab selle või teisest? Kas on mingid ideid, et kuidas loomarikist midagi võtta või omaenda ajaloos? Ma usun, et ega siin ei aita, kui ikka see sama zoopedagoogiline keelamise võte. Lapsi tuleb keelata. Ei ole vaja neid karistada. Tuleb keelata nii, et lapsel oleks selge, mida ei tohi teha. Ja kuna tegemist on inimlastega, siis loomulikult see on kohustuslik. Laps peab aru saama, miks seda ei tohi teha. Ja kuidas seda teha? Küsige inimpedagoogide käest. Nad on seda õppinud, nad on seda teinud. Ma olen lastega, ma ei tea, kas seda saab pedagoogikaks nimetada vaevalt. Ma tavaliselt tutvustan ennast lastele ringis, looma ja ringides, kui õppevahend. Rõhudades, et õppevahendid on kallid ja habad asjad, meid tuleb hoida, eks. Ja viisakas õppevahend, Gloobus või Turovski näiteks, kui inimesed räägivad, siis loomulikult on vaid ja tund jääb ära. Sellest täiesti piisab. Absoluutselt piisab. Tund jääb ära, aga ma olen tegelenud ja tegelenud ainult nende lastega, kellel on tohutu põnev. Teisi ma ei ole kunagi õpetanud. Tegelikult ükskord 8 kuud ma üritasin õpetada ja jumal, siis ma sain teada, mida tähendab 7. klass. Aga see selleks. Nii et ma usun ikkagi õigesti tehtud keelamine. Loomulikult kindlasti aitab. No mida see tähendab õige ja tõhus? Ja, efektiivne keelamine. See peab olema resoluutne. Peab olema selge. Mida keelatakse? Miks keelatakse, kuna tegemist on inimestega, eks ole. Ja mis on selle keelu tingimused nii-öelda? Millised piirid, millised funktsioonid ja suunad on selle keelamisel, eks ole. Praegu ei saa sedasi teha, nagu sa praegu teed. Sellepärast, eks ole. Või sedasi, nagu sa tegid, ei tohi teha mitte kunagi. No näiteks isegi kui sul on mängu püstol, mingisugune tulirelva, reeplika, eks ole, käes, ära iia sihi inimesele näkku. See tuleb keelata absoluutselt igaveseks ajaks. Sama lugu on kahvli ja kas või lusikaga. Seda ei tohi teha. Ja kogu lugu. Lihtne öelda kogu lugu. Noh, oma lastega mul on meil 3. Ja praegu nüüd lapselapsega, meil on see õnnestunud. Aga muidugi ei tea, kuidas meil selle genotüüpiliste omadustega ei ole agressiivselt mitu lapsi. Loomulikult iga laps muidugi mingil ajal agressiivsuse tase on natukene kõrgem, no kas või seoses hormonaalse süsteemi, eks ole, arengu kindlate etappidega. Nii et paratamatult need agressiivsuse aineid, kehasiseseid ja need on oktopamiinid. No, kõigepealt need amiiniklassikuulud ained
leiti 8 jala oktoobusel. Meil on neid oi palju, rohkem kui 8 jala, palju rohkem, no me oleme suuremad ka. Nii et jah, loomulikult. Aga jah. Suur küsimus, aga ma hoiatasin, et hakkan vastama. Aitäh, et seda on väga jah, nagu tõesti kurb või raske katkestada, sellepärast et absoluutselt jah, täpselt niimoodi ja Kaia kooli lapsed, ma saan aru, käivad iga nädal loomaaias, jah. Ilmselt mitte Aleksei juures ja kellegi teise juures, jah. Suurepärane, saame loomaaias. Ja see on nagu tõesti, ma arvan, oluline kuulda, et kuidas loomariigis õppimine käib, sest me ikkagi oleme ühte otsa loomariigi osa. See on Kaia kontseptsioon. No just, täpselt. Aitäh! Aitäh!